6. käik. Tervist. Just ütleme 10 minutit tagasi sai läbi Kesk-Euroopa ralli. Päädisse siis Ott Tänaku võiduda, aga päädisse ühtlasid ka sellele, et Ott Tänak ei olnud sel korral kõige rohkem punkte teeninud mees rallil. Kõik need jutud me võtame rotku kahe mehega, et esmalt alustame mehega, kes on lähemal, et Roland Poom, ma ei näe sind enda vastas, vaid Rakveres, kas sul sai naine kurjaks, ütles, et jälle lähed selle Eigoga sinna rääkima, kodus üldse ei ole või mis juhtus? Ta on armukade sinu peale. no klassika. Õnneks ei ole, tead, hea ilm pühapäev, mõtlesin, et saame tehnoloogia ajastul äkki niimoodi tehtud. Ja siis mina olen üksi siin Tallinna stuudios, siis üllatust, seekord on meil ju kõne otsas mees, kes on jõudnud Levisse ja kellele ma lubasin, õnne soovime sul, ehk sünnipäevalaps Jaan Martinson. No tervist, jõudu sulle sinna, et palju sul rutkus ja kuidas siis läheb? Kui nüüd niimoodi kokku võiks lugeda, siis 64 kukkus ja aga tead, õnned on nii mõistust oleks vaja, siis on ka õnne rohkem. Okay. Aga aitäh sellega muust. Jaa, sind on... Mõistust soovime sul, nii tuleks laulda. Jah, kuna sind on üsna kehvasti kuulda, siis me teeme nii, et võib-olla liialt palju sind ei võtagi. Räägi siis esmased emotsioonid, kas sa oled pettunud, et Tänak ei läinud punktigatsel all in? Loomulikult olen pettunud, aga ma arvan, et see ei olnud ikkagi Tänaku otsus, vaid talle anti kindel käsk masin finišisse tuua ja just meeskondlike punktide pärast. Ja põhjus on väga lihtne, et ei olnud ju back-upi. Et oleks Mikkelsen sõitnud enam vähem. Oleks Mikkelsen olnud niisugune 4., 5. kohal ralli kokkuvõttes ja laupäeva kokkuvõttes. Siis oleks, ma arvan, saanud Ott Tänak vabalt käed. Aga nüüd nii, kui temaga oleks midagi juhtunud, oleks punktiseis kohe olnud Hyundai jaoks märksa hullem, et mitte öelda katastroofiline. Ja see oli ka põhjus, miks ei Tänak ega Neville ka liiga palju ei surunud. Ja teine asi muidugi oli ka see Sébastien Ogier väljasõit, et see tähendab seda, et neid punkte tuli säilitada ja suurendada ja ma arvan, et selle taga peituski kõike. No Ogier'st võime küll rääkida, et taas ralli, 3. ralli järjest ei jõudnud kohale, et vanasti oli ju maailmas 3 asja kindlat, et olid marsud, surm ja see, et Sébastien Ogier toob masina kindlalt lõpuni, aga kuidagi on hakanud nüüd Kas on see, et on isegi temal tuleb ühel hetkel vanus peale, nagu ka sinul, või? Jaa, just seda siin ajakirjanike seas räägitigi, et ilmselt on Ogier aeg on möödas. No ütleme, parim on möödas. No ta võidab ikkagi ja ta suudab hästi sõita, aga ta eksib ka liiga palju ja täna oli ju ilmselgelt, et ta tahtis seda võitu ja võitles ju Ott Tänakuga ja see oligi põhjus, miks ta sedavõrd gaasi põhja surus sel katsel, kus ta välja sõitis ja nagu eksperdid telepildi järgi ütlesid, et selles punktis oli tal kiirust ilmselgelt liiga palju ja nii need asjad läksid, et siit tulebki nüüd küsimus, ega Toyotal on kõvasti mõtteainet, et kuidas ja kas tegeleda Ogier'ga ikka järgmine aasta edasi, anda talle mõned rallid või. Et niuke nii ja naa värk, just kui 3 viimast rallit vaadata. No positiivne on see, loomulikult täna kõik rallivõit on rallivõit, et vahet pole, et seal Evans ei rohkem punkte temast ja vahet ei ole, mis siin lõpus juhtus. Ja teine rallivõit, kõva, et viimane tuli siis Sardiinias ja nüüd teine, et neid 3. kohti on seal päris mitu ja üks teine koht, aga vähemalt see linnut on kirjas, et sai katusele, sai sampust rüübata ja selles mõttes elu lill. Jaa, aga kas sa mäletad, kuidas tuli Sardiinia võit? Tuli jaa niimoodi, et oli selline kahetiste tunnetega, ütleme nii, eks ole?
ja no see tuli ka sellega, et Ogier lihtsalt lõhkus punktikatse varianti ja tänu sellele Tänak selle esikoha sai, nii et tema hea temu Ogier on ta Tänakule nüüd kaks võitu, noh, võib öelda, et kinkinud. No, mis üldse siis on? Thierry Neuville 225 punkti, Ott Tänak 200. No, et selles mõttes Tänak jättis küll teoreetilised võimalused õhtu, aga need on selles mõttes teoreetilised, et Neuville kui läbi tuleb, eks ole, siis ta maailmameister, et vähemalt mingitki põnevust, eks ole, enne hooaja viimast etappi, et vähemalt seegigi. Ja, seda küll ja ma arvan jälle, kui vaadata asja Hyundai tiimi poolt, siis ilmselgelt üks tiitel on neil käes. Et võrdab selle kas Neuville või Tänak. Et selles mõttes, noh, teoreetiliselt niimoodi käes. Või äkki praktiliselt, ei teoreetiliselt. Et see oligi põhjus, nad mängisid nüüd teisele tiitlile. Ja jällegi, tiimisport ja ega siin ei saa Hyundai kuidagi moodi süüdistada. Ja, et võistkondlikult siis on nüüd Hyundai 526, Toyotal 511 tähendab, et 15 punkti vahe, mis on selline, no enam-vähem okei enne viimast etappi, et ei midagi kindlat, aga lubavam, kui see tundus siin veel selle pühapäeva hommikul, olgem ausad. Ja, ei kindlasti. Nii ta on ja aga noh, eks see need pühapäevased punktid ja kõik see segane süsteem noh, on praegu sel aastal rallis, järgmine aasta muudetakse, eile oli just meil FIA juhtidega 3 tundi vestlust, midagi otseselt ei öeldud, jutt oli palju, aga sõnumeid vähe, aga nii palju nad ütlesid, et nad muudavad punktisüsteemi. Neil on vist oli 3 varianti on laual, aga nad tahavad säilitada superpühapäeva. Et muutused tulevad, aga mitte liiga põhjalikud. Et superpühapäev jääb. Aga kuidas see kõik toimima hakkab, seda ei tea praegu. Noh, lõppkokkuvõttes, eks ole, kui me nii võtame Tänak, rallivõit Eladvada, Evans 24 punkti, Katsuta 22, Tänak 22. Ehk nagu see nii-öelda vanakooli härrasmeel, nagu sina, ma arvan, kohe vererõhk tõuseb sellise asja peale, et kuidas saab niimoodi olla, et Tänak ei saanud kõige rohkem punkte. Ei no see täpselt nii on, niisugust asja ei saa olla ja mis kõige hullem ongi on see, et see rallivõit enam ei maksa. Rallivõit enam ei maksa, maksavad need teenitud punktid ja sellest on kahju. Ta peaks ikkagi olema nii, et rallivõitja saab kõige rohkem punkte ja olulisemalt rohkem punkte kui Katsutad, mis see oli? Katsuta oli kokkuvõttes 4, eks ju? Jah. No ei saa ju olla, et rallivõitja saab sama palju punkte kui 4 koht. Eks ta on, jah. No nii ei tohi olla. Nii, tule enam rohkem sind sellest plaanis kinni ei hoia. Kas sa midagigi, ma saan aru, et sa sünnipäevasid ei tähista ja on tavaline päev, aga kas sa mingi väikese, mingi erilise, mingi kooditüki, kallima napsu, erilisema prae ikkagi lubad endale siin õhtul või? Õhtul või no vaevalt, eks ma väikse napsu võtan nii või naa, on sünnipäev või ei ole, et kindlasti kui hotelli jõuan, siis õlu läheb kindlasti sisse. Aga käisin just siin, ma olen praegu finišialas, kus on finiši poodium, siin varsti tulevad intervjuud ja muud asjad ja kõik ja läksin ja võtsin vorstisalati, Saksamaa vorstisalati. No mõtlen, et toovad niimoodi, mul kõht liiga tühi ei olnud ja korralik hommikusöök oli all. Ja siis nad olid viilutanud sinna salatisse umbes 2 meetri pikkuse ja 3 pöidla jämeduse vorsti. Mul oli nihukene unnik seda vorsti seal, et sellest oleks jätkunud kogu mu perele koos tütre, poja ja lastelastega. Ja no seal salat oli hea muidugi. Et seal olid kõik hapukurgid, värgid, särgid, sauerkrautid ja kõik nii, eks. Aga ma ei saa aru, miks on vaja ühele niigi paksule inimesele nihukene unnik ette kanda. Aga no see on sakslasi. Ja siis ma vaatasin, mis need praadi võtta. Seal oli, seakoot oli,
oli niimoodi, et see oli samuti 4 inimese söök, et täitsa õud nagu. Inimesel on sünnipäev, tahetakse vorstiga ära tappa. Kuule, palju seal rahvast üldse oli, ma väga jõudnudki jälgida, et oli seda rahvast, oli seal finišialas, ma mõtlen just, oled inimhordide keskel või on selline hõreda võitu, kuidas Saksa inimesele korda läheb see rallivärk? Ikkagi, ta on natuke hõreda võitu, aga siin on see, et poodiumini on veel natuke aega, siin 3 tundi tuleb, aga see poodiumi ala on, ütleme niimoodi pool Tallinna Raekoja platsini, et siia liiga palju ka inimesi ei mahu, nii et tehakse ära, saadakse linnuke kirja, aga siin nii-öelda massi kindlasti ei ole. No selge, aga okei, 10 minutit räägitud, lasen sul siis seal olla ja möllata, me nüüd võtame siis Poomiga ralli kokku nüüd siit ise ka. Ja, las siis spetsialist räägib, mina olen niisugune asjaarmastaja kõrvaltvaataja. No üks meil on ainult see Poomi sõna siin loeb, et selles mõttes on hea lihtne, meie saate üles ehitas. Kuule, aga ta väiks. Absoluutselt. No nii, tšau. Teeme nii, nägeme. Nii, Poom, kas sa kuuled mind? Ja ma vabandust, ma kuulen sind küll, aga ma ei kuulnud ühtegi sõna Jaani, nii et ma kuulasin sinu monoloogis ja täitsa huvitav oli, et küsimused tulid, aga ühtegi vastust ei tulnud. No Jaani jutt vaata polegi oluline, et ma ei oska seda ühendada vist niimoodi, ma ei tea, kas seda võib-olla peaks kuidagi saama nii ühendada, et sa kuuled, seda iga kord on sama jama. Aga... No laste alla. Millest me alustame? Ma mõtlesin, et võiks ju mingi punktid või hinded anda võib-olla, et on võib-olla natuke teistmoodi vahelduseks, aga millest sa enne rääkida tahaksid, et kuidas sul see pühapäev meeldis, et oodatust juhtus rohkem, et Bajari out, Ožee out, Katsuta mingi imesõit, viimase punkti katseni oli kõik, selles mõttes oli lahtine, et kes kui palju punkte saab, et juhtus kui palju, et lõpprottutes ikkagi lõppes see ralli ju päris ägedada 2 päevana. Ja absoluutselt. Võib-olla alustakski ikkagi sellest, et ma sain su küsimustest aru, mida sa Jaanilt küsisid, et 22 punkti Katsuta, 22 punkti Ott Tänak, et see kuidagi klapi ja ma ilmselt tean, mis see Jaani vastus oli, et see on täitsa kohutav ja niimoodi kannata asju ajada ja ma olen nõus. Aga me peame ikkagi aru saama, et see Super Sunday on küll ikka nagu üks kuradima vägev asi, et tänu sellele ikkagi need pühapäevad on minu meelest nagu need olid kõige igavamad asjad üldse, nendest on saanud kõige põnevamad ralliosad sel hooajal. Nagu ka see ralli näitas, et siin juhtus niivõrd palju, nagu sa ütlesid, et ma ei tea, alustame võib-olla siis nii nagu kõigepealt hakkas, et Mikkelsenil oli ref, ja pärast seda Bajari off. No ma ei tea, räägime siis äkki Bajari offi läbi, et kes võib-olla nii pingsalt ei jälginud, et mis seal juhtus. Ma ei mäletagi, mis katse see oli, nüüd see oli hommikul see vist oli esimene või? See on hea küsimus, see oli hommikul, ma kohe, et me ei eksiks, see oli hommikul kohe esimene, jah. No, tegelikult ju Bajari, kogu selle nädala vahetuse jooksul ta sõitis ainult keset teed, ühtegi momenti tal ei olnud, et tegelikult see ei olnud sõiduviga ja see saab tõmmata päris selge võrdusmärgi Neville'i eilse eksimusega, kus tegelikult oli lihtsalt legend ikkagi nagu ülipositiivselt kirjas. Samamoodi vasak kurv, suhteliselt sama kategooria kurv nendel 2 mehel, kus nad väljasõidu tegid. Bajari puhul nüüd oligi kehva lugu see, et mida me ka tegelikult eile mainisime, et kui sa hakkad sealt välja minema, siis oluliselt mõistlikum on auto viimsel hetkel tagasi sirgeks lasta ja panna offi, mitte lootma jääda, et äkki tõmbab tee peale tagasi, sest sa kunagi ei tea, kui terav tegelikult see teekalde nukk seal on. Et Neville'il vedas eile ja Bajaril ei vedanud täna, et see viskas ikka päris korralikult üle nina selle auto 3 korda rullis. Ja tegelikult oli üpriski süütu koht, et oleks sealt sirgelt läinud, oleks üle selle perve sealt ilusti sõitnud ja oleks korras olnud. Aga ta ikkagi üritas lõpuni ära kangutada, aga selgelt hoogu oli palju. Ja tegelikult juba kohe kurvi esimesest järelikult seal ei olnud nagu kurvi pikkus õige ja tähendab ka kurvi kiirus ei olnud õigesti kirja pandud. Et jälle, et mida eile sai ka korra mainitud, kui on 300 kilomeetrit vaja reket teha ja panedki ühe kurvi valesti irre, siis sinna see ralli tegelikult ei pea taga. Ja ta ise vist ütles, et see auto oli selline, et suure häda korral oleks siin veel edasi sõita, aga sellist suurt häda teatavasti ei olnud. Et
parem ja, vist olla. ja näha tegelikult oli ju seal ka laivis, et ta ikkagi pani auto käima, tagurdas, liigutas autot, et ta sõitis sellega. Aga ju ikkagi oli, ma arvan, ehk ikkagi radikas oli kuigi palju kannatada saanud, et seal oleks võinud seda radikat lappima hakata ja sõita, aga ei oleks jälle kindel olnud, et kas sellega laseb äkki mootori kotti, et igal juhul oli mõistlik see auto sinna jätta, et tal ei ole ju otseselt midagi püüda ega millegi nimel võidelda. Anna siis enda silmis ka see Ogier off. Mulle ei meeldi see sõna off üldse, aga okei, kasutame, et Ogier off, mis seal juhtus, et või tegelikult räägime hoopis see, võib-olla on huvitavam. See eessõitjad, see oli üks katse, kus eessõitjad ei olnud, ralli ainus ja kõik põhimõtteliselt, või pooled mehed tulid, et nii keeruline oli, et polnud aimu ka, millised need olud praegu on, ja tegelikult kui Ogier selle kokku võttis selle asjast, ütles ka, et näed, et eessõitjate töö on tähtis, et see oli ainus, eks ole, blablabla, et ja polnud tingimuste kohta infot ja Evans sama ratsa finišis, ta vist oli enne, kui Ogier välja sõitnud, ise mitte selles kontekstis, Evans ütles, et me sellisel tasemel me ei tohiks ilma eessõitjat üldse kiiruskatseid sõita ja see olnud mitte Ogier ei kommenteerinud, vaid see oli ta enda vaade tema enda sõidul, et läks nagu ohtlikuks. Ja ma korraks panen oma arvamuse sellest asjast juurde, et tegelikult ma saan aru, et need ralli 1 mehed sõidavad nagu aga autod läbivad kurve kiiremini, aga ralli 2 meestel ju samamoodi ja nemad said vist alles esisõitjad, millal nad said, kas sellest hooajast alates ongi äkki mingitel rallidel nendel eessõitjad või? Varem neil ei olnudki eessõitjaid ja nagu alati saadi hakkama, et tegelikult ma mõistan loomulikult, see on turvalisuse teema ongi see, et eessõitjaid poleks. Aga kui ajagraafik oli selline, tõenäoliselt oli põhjus, et miks neid ei saanud sinna lasta, et kahe otsaga asi, see ei ole nagu koht, kus hakata tegelikult süüdistama korraldajat, et eessõitjatel polnud aega peale tulla, et tegelikult kui sul puudub info, siis sa pead ka ikkagi ju vastavalt valima sõidustiili ja kiirused, et vaatame ikkagi statistikat, et teised said läbi, et see on ikkagi ilmselgelt, eks tema kapp saada, siin pole kedagi süüdistada teist. Ma mõtlesin ka, et võta siis rahulikumalt, oli ka minu kuskil kutlas see, et kuidagi, aga see eessõitjad oli kuidagi täna väga teemaks, et seal Ratsuta veel tänas seal lõpus ja kõik ikkagi mainisib mingil hetkel, et selles mõttes, vähemalt midagi teistmoodi vähemalt, et mingid uued jutud, et aga jah, Ogier siis... Et olud olid ju ka ikkagi kogu nädalavahetuse, tegelikult mitte ei tahaks öelda, et nagu niivõrd keerulised, aga niivõrd muutuvad kogu aeg. Et täiesti sõidetavad olud olid, aga lihtsalt see info oligi nagu nii vajalik, et ja kuna siin käiski nagu nii väikeste vahedega sõit, siis oli nagu eriti täpseid seda informatsiooni sinna vaja eessõitjate poolt ja siin oligi, see oli nagu nii väikesed nagu detailid jälle, et kui Evans seal eile pahandas oma isaga, et pani nagu kehvasti tegi neid, siis tegelikult me räägimegi jälle nagu nii minimaalsetest detailidest et me paneme legendi kirja siin, et Evansi paps pani sinna kirja, et a la, ma ei tea, tee peal on vasak 4, ma ei tea, kruus peale, mida iganes, kuidas nad panevad ja tema oleks soovinud muda peale. Et need on nii väikesed detailid, mis tegelikult selle tempo peal, millega need mehed siin nädalavahetusel sõitsid, kõik hakkab peale sellest. Ja mis siis on? Anna sada oma vaade siis sellele enne, vaatame hinded jagama, et Tänak ei läinud punktikatsel vajutama, tõi masina koju. Et ilmselgelt me kõik saame aru, miks ta seda tegi. Meeskondlikult oli seda vaja, et mis tal võita oli, olete, ma oleks seal punktikatselt 5 punkti saanud ja võitnud näiteks, paneme paar punkti juurde, et sealt võib-olla selline võiks olla vahe Neuvilliga, mis ta siis on praeguse 25 asemel võiks olla, ütleme, heal juhul ideaalmaailmas 17, aga nii Tänak kui ka tõenäoliselt eriti meeskond leidis, et see ei ole seda riski väärt, et peab vist aru saama tegelikult, et me siin räägitakse küll, et Tänak ei ole meeskonnamängija ja mis iganes, aga näed, siin saab küll näidata, et tegi mida Hyundai'le läks tarvis.
Ja ma arvan, et kui siin nädalavahetusel üks nii-öelda meeskonna selline, pigem ütleme siis soovitus on ju sõitjatele või noh, konkreetselt mingisugune soov, et mida sõitjad teeksid, siis see oli see ja seda sai siin kasutada, et noh, ütleme nii, et tulemused olid suures pildis selged ja oligi ilmselt mõistlik teha seda, et nagu Neville saaks maksimum nii-öelda vahe jätta enne Jaapanit, sest kunagi ei tea tehnilised probleemid, väikesed mingid sõiduapsud on, et Neville võib seal vabalt jääda ilma ma ei tea, reede-laupäeva punktidest, aga et tal siiski oleks võimalik tiitel ära võtta puhtalt ka pühapäeva punktidega, noh, teoreetiline näide on ju. Et ilmselgelt täna meeskond mängib selle peale, et need kaks meest ei läheks võidu sõitma Jaapanisse ja sellel ei ole ka mõtet, selles mõttes, et nagu, noh, olgem ausad, see on meie eestlaste jaoks loomulikult me tahaks näha seda võitlust, aga nagu nende jaoks on seal nagu jumala savi, kes selle tiitli võtab, et pigem nad tahavadki, et Neville selle tiitli lõpuks võtaks, kes on algusest peale selles meeskonnas olnud. Lihtsalt, et need kaks meeskonda tooks selle meeskonna tiitli ära, ongi kõik. Ja pluss, et sulle Hyundai'l on selles mõttes nagu, noh, mitte savi ära, nende sõitja võidab selles mõttes tiitli selle osa. Nüüd on Rindel, Ogier ei saa võita, Evans ei saa võita on Neville või Tänak. Nende jaoks, noh, selles mõttes, et nende jaoks on see juba olemas, et ja just, nad põhimõtteliselt üks tiitel on lukus, nüüd on vaja lihtsalt teine ära vormistada ja see, et seda teist ka ära vormistada ongi vaja, et kaks meest, et neil ei oleks võitluskohta tegelikult, on ju. Selles mõttes nemad ei hakkaks omavahel, et see ei tuleks mõttessegi. Aga proovime siis hindeid anda vahelduseks, vaatame, kui ei toimi, siis rohkem iial ei tee, aga võib-olla saab, et me läheme siis Läheme nii, et võtame kõigepealt M-spordi sõitjad ette, siis Toyota sõitjad, siis Neville'i sõitjad ja siis vaatame, kas saame mingi lisada. Munster, mees, kes testis terve aja, lõpetas ralli nii, et tegi karjääri parima tulemuse, kordas, 5. koht. Pold varem, no selles mõttes, et veeres läbi, testis seal mis iganes asju, aga näed, et tuli lõpuni. Mis ta siin lõpus ütles, et tuli targalt sõita, oli vist see tema... Et viimasel 2 päeval juhtus nii palju erinevatel inimestel nii palju asja, et tuli targalt sõita. Ja siis, et... Jaa, tegelikult sa saatsid mulle selle listi enne, et see hakkas Serderiidisest ja sa siis ütlesid, et pane punkte 2-5. Jaa, süsteem nagu koolis. Serderiidisele anna... Nagu koolis, õige. Õige, jaa, nagu koolis tiimidele, et või selle pealt sõita, et 5 on väga hea või suurepärane, 4 on hea, 3 on rahuldav, 2 kehvapoolne ja 1 on peas Serderiidis, kes ei peaks sõitma. No see mõttes ma ei saa, mulle ei meeldi see, ma iga kord mõtlen, et ma peaks üldse seda, noh, ma saan aru, ta on nagu head ta teinud Munsteril autod, ma saan aru ja ta on tore ja naudib, aga no ei, mulle ei meeldi, ärme see Serderiidis, ta rohkem maini las ta jääb. Aga Munster, no koolis jääd, plussid, miinused võid ka panna nüüd väga tahad, et 5+ oleks nagu ideaalne sooritus ja 2 on siis kehvapoolne, et Munster, kuidas sa üldse selle kogu päeva mis siin olid, kokku võtad, et... Keeruline ülesanne oli tal igal juhul, selles mõttes, et nendes oludes oleks tahtnud näha, et ta ikkagi näitab mingit tempot, on ju, et noh, kui me tahame tempot näha, siis tõenäoliselt me ütleme, et kui Munster sõidaks seal kuskil top 3, top 4 aja, et siis kas või 1 katseralli peale, et siis oleks juba põhimõtteliselt nagu korda läinud ralli, et ta näitab vähemalt kuskil tempot, kus ta tunneb mugavalt ennast. Jälle see ralli oli, seda ei saa nagu ära unustada, et seal oli nagu 4 meest panid lõpuni viimaste katseteni välja sõitsid nagu võidu peale, ehk siis nagu Munsteril polnud nagu elu sees võimalust isegi top 4 aega sõita, top 5 aega oleks põhimõtteliselt nii-öelda maksimum, mida sõita. Aga sellegi poolest ma arvan, et talle peab panema hindeks 3 ehk rahuldava. Ja põhjus lihtsalt see, et ta tõi selle auto lõpuni ära ja 5. kohaga küll jah, tõsi nii-öelda viimase ralli 1 autone, et edasi seal tulevad ralli 2. Aga noh, auto igal juhul koju toodi ja meeskonnale punkte toodi, nii et ma arvan, 3 on igati aus nii-öelda hinne talle. Et sa ei taha selle karjääri parima koha eest siin anda, et head? No see ei olnud hea sõit, no ma ei saa öelda kuidagi, et see hea sõit. Et tal ju, ma ei mäleta, mis rallis oli, kus ta tuli 7. Aga võt see oli hea sõit. Et ta oli ikkagi kiiruse mõttes tempos esiotsaga seal kohati ja ma tõesti ei mäleta, mis ralli tegelikult see oli. Jaa. Ma ei tea, vaata see on see, sind ei ole, ma ei oska su mõtteid lugeda. Üks mees, 2 päeva väidetavalt oli esidifferentsiaal läbi,
oligi reedel, laupäeval tema sõnul oligi võimatu sõita. Täna siis tuli start ja ütles, no super auto ja let's go. Let's go, siis räägime Fourmeau'st, kes alustas seda päeva kindla katsevõiduga ja veel teise kiiruskatse järel oli pühapäeva arvestuse liider, kaasliider, aga lõpuks siis, eks ole, Katsuta Evans läksid temast mööda, 3. koht, punktikatsel 5. koht. Need olid siis asjad, mis jäid Fourmeau'l näppude vahele. Nii, ja nüüd hinne või? Oota, ma küsin sult enne ühe asja. Aha. Küsid, see lurekirjadel, ma nüüd ei jätta otsima seda, et kas me peame ikkagi nüüd pingutama, kui ühe lipsab sisse Fourmeau, kas me siis peaks parandama ikka Fourmeau'd või mitte? Hea küsimus oli see, mulle meeldis. Et me võib-olla liiga palju üritab. Mul on ikkagi see vaata, kui on nagu kui on Louvre, siis on Louvre ja Tour de France on Tour de France. Ma proovisin enne suitsule aru saada, et huvitav, kus see üldse nii valesti tulnud on. Sa näed, on ju, sa näed kuningas Louis 13, sa näed Louvre, sa näed Toulouse, sa näed iga kord on ja siis kui on Fourmeau, siis kõik ütleme Fourmeau, et huvitav. Kus üldse nii valesti rindlema on läinud? Ma arvan, et Peksi WRC laivis on sellest kõigest süüdi. Ma tahtlustan ka. No okei, sa võid rääkida natuke Fourmeau'st ja siis anda hinda. Kuidas sulle meeldis? No tegelikult ega meil ju ralli esimesest poolest ei olegi ta kohta mitte midagi suurt rääkida, et kui tehnilised probleemid olid autole, ta sai lõpuks aru sellest eile õhtul, et esidifferentsiaalis oli probleem ja see auto oli täiesti sõitmatu viimasel katsel, kui ta sõitis, mis iganes katses oli, äkki seal eilse päeva enne teist ringi, oli katsel 2 offi, teine põhimõtteliselt lõpetas ta päeva ikkagi ära. Ja siis ikkagi saadi lõpuks servises aru, et tehniline probleem oli, miks ta ei saanud ennast käima siin. Et tegelikult me saamegi ta sõita ainult hinnata tänase põhjal. Ja tänase põhjal ikkagi tahaks anda talle sellise hea hinde ehk 4. Aga kuna ikkagi see rallit kokku ei pandud, siis ta saab 3+ seekord. Aga 3+ on ikkagi hea hinne selle eest, et tõi päeva 3. koha ära pühapäeva ja nagu sa ütlesid, Power Stage'i 5. koht, et ikkagi Ott Tänaku ja Thierry Neville'i ees pühapäeva arvestuses, nii et ma arvan selle ees selline 3+ rahuldav ja natuke peale on, ma arvan, au sinna küll. Ja M-spordile tervikuna vist ei saa head hinnet panna, et suures mängus nad ei olnud, eks ole, et Fourmeau küll pühapäeval pigistas midagi välja, mitte kuskilt ja Munster jäi 5. aga suures plaanis seda asja, et ainult see pühapäeva esimene katse oli see, kus vaatasid, et see M-sport ikka liigub ka, enne seda kõik ladunes ja kõik oli halvast, et ega tervikuna siin peab ikka, ma ei tea, 2 või 3 miinuse panema või? 3 miinus. Just tahtsin ka 3 miinus öelda, et selles mõttes päästab ikkagi ära see, et üks auto tuli ju heade punktidega lõpuni, olenemata sellest, mis tempoga ta tuli, räägime lihtsalt siis koha mõttes ja punktide mõttes. Ja teine auto ikkagi lõpuks näitas, siis kui korda saadi, näitas ka, et see auto on võimeline sõitma katsevõidu peale põhimõtteliselt. Et selles mõttes 3 ja miinus taga, ma arvan, aus, et nii see seekord läks. Kuidas me hindame Sami Vajarik, kes siis enne katkestamist, kus ta siis oli, ta lõpetas eile 6. kohal, pool minutit Katsutast, reaalsus natuke rohkem ja siis see kõik kindla peale sõit sai täna otsa, et nagu oli ja nagu ei olnud ka, et see mõttes oleks võinud olla märgatavalt hullem, aga samas nagu siis plahvatust ka ei teinud, aga seda ta vist ei tahtnudki teha, et justkui oli kodu aeg see jutt, et kindla peale ja lõpuks see kindla peale sõidur ikkagi finišisse ei tulnud. Et mul on selline tunne, et nagu see natuke seda punktisüsteemi tahaks muuta, et 1-10 oleks kuidagi mugavam neid anda, aga jätkame selle 5-ga ikkagi. Ma panen talle indeks 4- ära ja selgitan kohe, et tempot oli tegelikult, splittides eriti oli seda näha. Ühtegi viga ta ei teinud, välja arvatud viimane viga, mis sai saatuslikuks. Aga see oli ikkagi ralli sellises lõppjärgus. Ja kui me nüüd hakkame hindama, kes neid vigasi tegi, siis põhimõtteliselt kõik tegid seda viga, et sõitsid põllule. Lihtsalt võib-olla kogenematus ka natukene, et ta ei suutnud võib-olla piisavalt kiiresti reageerida, aru saada, kuidas auto käitub, et sellest olukorrast seda autot ära päästa ja sirgeks üle põllu lasta, et proovida vältida seda auto rullumist.
tegelikult ülisümpaatne nädalavahetus Bajari poolt, eriti kui me seda tempot vaatame ikkagi. Ja just seda, et momente polnud. Asfaldiralli esimest korda ülimalt keeruline asfaldiralli. Siis ma arvan 4- ilmselgelt väärt ja väärt ka vähemalt poolikut hooaega järgmine aasta Toyota meeskonnas. No seda ei võinud olla, et tiim ütles, et kuule, et need on pühapäevased punktid ja et ideaalis mine vajuta. Et selles mõttes lihtsalt, et äkki, et kui tuleb välja, et siis äkki röövid kelleltki paar punkti ära, et ma ei tea, Neville hoiab, et mine pinguta täna, et see vist tundub kahtlane. Pigem oli vist ikka ülesanne tänase masin koju tuua. Ma arvan küll jah, et selles mõttes talle minna ütlema just nagu sellisel rallil, et nagu mine pinguta, siis see tähendabki juba väljasõitu, ma eeldan. Et ainuke eesmärk, miks ta üldse seal oli ju kilomeetrite kogumine, et siin ei olnud isegi küsimus selles, et nagu mine nüüd hakka punkte kellegi eest ära võtma, et see oli järgmise aasta nimel töö. Ja et saada seda maksimum kätte, sealt on vaja ka kõik kilomeetrid ära sõita. Et ma arvan, et seal mingit surumist ei olnud. No üks mees, kes ikkagi, täna ikkagi tuli ju Katsuta ralli kokkuvõttes 4. koht, pühapäeva 1. koht, punktikatse 1. koht. Mehele öeldi, ta eile ütles, et ma lähen nüüd suruma ja ütleme nii, et see Latvala sest Katsutast rääkis seal enne punktikatset, et see, mis Katsuta teinud on, see, mis Katsuta ikka päästis mõnes mõttes ralli ära, eks ole, et tema tõi ikka suured punktid. Et okei, see 4. koht ei ole tema parim, sest Keenias sai 2. koha tänavu, aga seda me enam ei mäleta, sest et Portugalis 4 punkti, Sardiinias 3, Poolas 6, Lätis 7, Soomes 11, Kreekas 4, Tšiilis ei lastud üldse peale ja nüüd 22. Et see, mis siin pühapäeval Katsuta näitas, ma ei oleks uskunud, et selles mehes sellist asja tegelikult sees on ju päris ausalt. Jaa, täiesti nõus. See, mis täna tehti, oli täiesti üllatav ja poleks kuskilt arvanud, et selline sõit tuleb. Kui nädalavahetust kokku võtta, siis oli ja ei olnud, on ju. Et tegelikult see laupäeval ka kohati sai nagu mingitel katsetel korralikult pihta, aga võib-olla sellist ühtlast konkreetset mingit tempot ei olnud nagu millega liiguti. Et vahepeal nagu jälle, nagu Katsutal ikka, mingi katse tuleb ja sähvatab, nagu vaadata, et okei, hakkab tulema ja järgmine katse ta jälle nagu täiesti on kadunud pildilt. Et tegelikult jälle see sama lugu, mis alati esimesed ringid, ta ei saa hakkama, kaotus on suur ja teised läbimised, kui ta tuleb, siis nagu lajatab täiega. Aga täna oli tõesti üllatav, et ma ei tea, kus see hoog tuli. Aga selle kõige pealt siis hinne talle 4+. Ei, come on, ta teenis sama palju punkte kui tänati, rats vähem kui Evans. Selle eest peab 5 andma. Ei, no vaata, 1.21 on kaotust ikkagi Ott Tänakule, et kuskilt, et ma ei jaga hinnet pühapäeva eest. No okei, 4+, okei, jääb. Mees, kelle osas nüüd on võib-olla kõige keerulisem, sest me pole seda varem teinud ja meil pole süsteemi isegi. Sebastian Ogier, 3. ralli järjest võpsikus. Ogier, kes siis püüdis Tänakut, et sel hetkel siis oli Tänak temas 1,5 sekundi kaugusel. Aga see, miks Ogier üldse püüdis Tänakut, oli ikka see, et Ogier lasi tegelikult päeva alguses ühe kurvi ikkagi pikaks ja sealt ta lasi ikkagi eestlase mööda ja sealt ta pidi jätkama siis tegelikult natuke rohkem pingutama. Muidu oleks võib-olla saanud siin hoida ja kindla peale sõita, aga selle ühes päevas 2 sõiduiga või Ogier teeb ühel päeval 2 korda väljas kuiva ilmada asfaldil. No kui keegi ütleks, siis ei usuks, aga nagu Jaan ütles, et kõik ka seal Kesk-Euroopas vist arutavad, et äkki ikkagi Ogier on see vanus peale tulnud. No seda mõtlesin ma isegi, et nagu me siin vahepeal korraks kirjutasime, et 3 rallist 3 väljasõitu ja vähemalt 2 on pühapäeval või mäleta, kas see 3. 3 oli vist varem. Ja et 2 rallit on olnud pühapäeval ja mõlemad on olnud nagu tihedas surumises, on ju. Et Sebastian Ogier pole mitte kunagi midagi sellist teinud. Ja see hooaeg niimoodi, et see on tegelikult nagu väga üllatav koht. Muidugi peab ütlema ära, et miks ta selles positsioonis üldse on täna, on see, et kogu Toyota tiim mulle tundub, on üles ehitatud Rovanpera peale.
kui Roompere oleks sõitnud see hooaeg kaasa, siis poleks sellist olukorda tekkinud, kus kogu surve pannakse lõpus Sebastian Ogieri peale, et sina oled meie ainuke päästja ja tule päästa meid ära. Et tundub, et Kalle Roompere võib küll öelda, et kui te tahate, et ma täis hooaega teen, siis tuubeldage mu palk ja ma tulen. Et mulle tundub, et eks me järgmine aasta näe, kas see nii on ka või ei ole. Aga tõesti, see on nagu, mul on selle... Ise, mis sa ta indeks paneksid, sest nagu ma ei saa kuidagi panna, nagu ma ei saa öelda, et see ralli oleks isegi rahuldav olnud, kui see tuli nulliring. Jah, täpselt seda ma tahtsingi öelda, et pole nagu otseselt üks viga, aga tegelikult pühapäeval on need vead ongi teised alud, et see on nagu kontrolltöö ja siis on riigieksam, et riigieksamis vead on natuke suuremad aluda, et siin peab raha andma, sest ta ülesanne ei tuua meeskonnale punkte, üks ülesanne oli. Ja see, ta feilis selle ülesande ja tegelikult ta oleks võinud kas või need teise koha punktid tuua, kui ta tunnebki, et selle katse peal, kui sees sõitad, te võtadki seifimalt, sest sul ei ole infot, kaotad aega, siis kaotad, aga nagu lõpuni niimoodi välja suruda, tõesti, ükskõik kes teine, aga mitte Sebastian Ogier, sest me oleme teadnud, et kuidas tema oma tiitleid võtab, et ta on võinud ka korjata oma 4., 5. kohti ja ta ei lähe mitte, ta pole läinud nendes olukordades suruma, kui ta teab, kui tal puudub info, kui ta ei tea, kas ta tuleb selle looga läbi. Alati ta on see mees, kes võtab kindlad punktid, mingi kindla tempoga sõidab ja pikk mäng on, et nüüd see kuidagi vastupidi on kõik, et tundub, et nagu noor sõitjaga oleks tegemist. Ja ma proovin siin leida, et millal viimati oli Ogier hetk, kus ta kahel rallil järjest ei tulnud siis ütleme punktidele või ütleme, ja ma leidsin üles, et aasta 2015 hooaja lõpp, kui ta oli juba tiitli kindlustanud, siis tuli selline, et Prantsusmaa, Hispaania järjest tulid sisuliselt läksid aia taha, 2015 uuesti, ta võitis kõik muud ülejäänud etapid sisuliselt. See... Ja Hispaania vist 2015 oli ka Power Stage'il off. No minu ma ei mäleta eilsetki päeva, et see võttes, et minu lemmiksõitja loomulikult tuleb nüüd. Ralli kokkuvõttes just suurepärane, et tänatust ainult 7 sekundit maas ehk just esikoha heitlusest teravalt. Pühapäeva eest teise koha punktid ja punktikatselt 3. koha punktid võttis siis parimana 24 punkti, mis ju kõlab suurepäraselt. Aga Elfin Evans ta ei ole püsinud ikkagi. Need numbrid on ju hästi ilusad, aga reaalsuses ta oli ta kordagi päriselt ei olnud ikkagi tänaku tempos tegelikult, et seda vahe ta ikkagi tradeldanud kinni, aga puhas sõit ja see oli selle aasta Kesk-Euroopa rallil oli puhas sõit, oli ikkagi väga suur väärtus, olgem ausad. Jaa, täiesti nõus kõigega, mis ütlesid ja tegelikult mul on siin Evansi taha on pandud indeks 5, aga ma olen siin paar korda lisanud hetkel su juttu välja, tagasi pannud miinust ja ma ei tea, kas see miinus peaks seal olema või ei peaks, et samamoodi täpselt, et ta tõi ju punktid, maksimumpunktid 7 sekundit otist taga, kõik nagu oli olemas, aga jälle Evansi puhul on see, et midagi jääb puudu, et tegelikult ma selle miinus ikkagi võtaks seal tagant ära, sest kõik oli olemas, et ta tegi oma tööd imeliselt meeskonna mõttes. Evans ise võttis kokku, ma arvan selle miinuse paneme siin taras, Evans võttis ise kokku, et polnud suurepärane nädalavahetus, vaid pigem lihtsalt okei. Oli tema viimased laused teleeetrisse ehk ta ise öelnud, et on suurepärane, et ma arvan see 5 miinus võib küll olla, et tiimile tõi punktid ära, aga selles mõttes, et mingi aga seal on ikkagi alati Evansiga minu meelest olemas. Ja kuigi, eks ole asfaldi peal selles mõttes, et samas võib-olla võiks lihtsalt 5 käed. Vahet ei ole. Toyota tervikuna. Ma ei mäleta isegi palju enne seda etappi seis oli, aga mis see Toyota ja Hyundai vahe enne seda etappi oli? Kas sa mäletad peast? Jaa, mina ei mäleta. Kas võis olla 17? No okei, oletame, et 17, nüüd on siis vahe 15, on igatahes, et Toyota päeva päästis suuresti Katsuta, et võinuks minna märgata, et siin virtuaalselt vahepeal punkte eile lugesimine oli see vahe 9, aga tänu Ogier katkestamisele, siis selles mõttes on Apita Pool vist võttis hästi kokku, et kõik plaanid olid sõitjatega tehtud, et mis siin täna, mis startikaliselt läheneda, aga Ogier õnnetus või avarii ajas kõik need plaanid Hyundai sassi,
lähemale ei tuldud, selles mõttes, et lõppkokkuvõttes rallivõitu ei tuldud, lähemale ei tuldud, et edasi vist hõisata ei ole, et selline rahuldav, ma eeldan, on see 3. Ja rahuldav ja ega siin midagi nagu teha ei ole, et tegelikult see oli ilmselgelt ralli, kus oli vaja see punkti vahe ikkagi tuua, ütleme seal vähemalt pool maha, et seal nagu äkki ta vahepeal oli ka seal kuskil virtuaalselt 7-8 punkti juures, on ju. Et see oleks olnud selline, ma arvan, väga hea tulemus, et selle eest juba oleks võinud nagu mingisuguse hea hinde anda. Aga eks tegelikult kogu selle asja seal keeraski praegu tuksi ju Ogier oma tööga, aga miks ta seda tegi, on ju, me ikkagi peame jälle ütlema, et keegi ilmselt ei ole ka Ogieril ühtegi nii-öelda käsku jaganud või tiimikorraldust või pigem isegi mitte käsku ega korraldust, vaid soovitust. Nagu tegelikult, mida me rääkisime eile, et mis öeldi Ott Tänakule, on ju, siis me saime ju läbi Dirtfishi tegelikult seda ka teada, et nii see oligi, nagu eile sai arutatud ja mõeldud, et anti lihtsalt soovitusi jagati, et kuidas võiks nagu käituda. Siis tegelikult ma arvan, et seda oleks pidanud ka tegema Toyota mingil hetkel. Aga kuidas sa ütled, jagad mingit infot või nõu või soovitusi Sebastian Ogierile, et ma arvan, et eeldaks, et see mees teab täpselt ise, mida tegema peab. Aga ei saa anda kuidagi üle 3, et nagu tehti ära, kindlalt mingid punktid võeti ära, aga oleks võinud oluliselt rohkem võtta, sest nüüd Jaapanis läheb ikka see, väga keeruliseks tegelikult. Et aga eks me näe. Jaa. Kõik lõpeb siis, kui viimane katse on sõidetud Jaapanis, et aga ma olen küll Toyota meeskonna fänn, aga ikkagi hetkel ma olen seisukohal, et Hyundai vajab seda rohkem ja Hyundai peaks selle võtma, nii et vaatame, põnev saab igal juhul olema Jaapan. Ja, ma ära unustaks see punktisüsteemi ja arvestumas see, et isegi see WRC üleranne suutis seal näidata täiesti valesid punkte peale punktikatset, nagu neid hooaja üldpunkte, et seal ise me mingi arvutasime siin Atsiga Rottu neid punkte vaatasime, sain Rottu vaatan, seal oli hoopis teised ja see WRC ise ei suuda oma punkte Rottu arvestada, mis näitab see süsteemi totrust, et kui sa näitad selle ametlikult kõik sõitjate punktid täiesti valed, tiimide punktid täiesti valed, siis selle asja peab Rottu võtma, et kui sa hooaja lõpus WRC sarga ei suuda neid asju teha ja aru saadavalt, siis kuidas ma pean siin lugejale selle selgeks tegema, mis siin üldse toimub. Mikkelsen! Mikkelsonil läks, eks ole, reedene päev läks aia taha, sõitis seal välja, lõhkus masin ära, aga laupäeval oli nii, pühapäev, ma siin pühapäeval hakkan vajutama, et let's go, nüüd tuleb. Ja ma ei tea, nii palju ta vajutada jõudis, mingi mõned kilomeetrid, siis läks rehv. Ja sellega oli ka tema pühapäevane arvestus läbi. Ja siis ta pidi ootama terve päeva seda, et saaks seal punktikatsel vajutada ja punktikatsel siis lõpuks talle teine koht. Ehk suutas 2,4 sekundit, aga Evansi, Neuvilli ja Fourmeau jätti siis selja taha. Jube, mul tundus, et talle mingi ühe katse lõpeb, mul reaalselt tundus, et talle juba silmärg ja ta mingi, ma mõtlesin, et hakkab nutma ära seal, et see kõik läheb korrad valesti, et see oli ikka päris kaardi. Ja tegelikult, sa võtsid päris hästi kokku selle, et tal oli endal mingid vigasi, mis ta tegi. Aga jälle see viga, millest ta katkestas, oli nagu niivõrd väike ja kui see oleks kuskil mujal olnud, oleks seal lihtne labane pullu peale sõit kergelt. Aga jah, ma ei tahaks talle 2 anda, sest tegelikult kas või selle puhtalt Power Stage'i pealt ta vääriks seda 3-. Sest tegelikult ka kui ta sõitis, nii palju kui ta sõitis reede laupe, siis see oli kogu aeg selline seal kogu aeg nagu toimus midagi, et arusaadav testimine käis, proovimine, muutmine ja nagu oli kogu aeg selline tunne, et okei, nüüd tal on küll piln paigas ja eile ma ütlesin, et nagu davai, ma arvan, et Mikkelsen üllatab meid pühapäeval täiega. Et kahjuks ei üllatanud nagu pühapäeva kogu päeva mõttes, aga vähemalt siis Power Stage'il üllatas. Et see tegelikult see purakas oli seal nagu kogu aeg olemas, et nüüd tuleb nagu välja lasta ja mine pane. Et aga ikka läks tuks ära. Aga sellegi poolest, et ta selle Power Stage'i lõpuks suutis nagu ära vormistada, ütleme, et ühe katse siis ralli peale vormistas ära, aga ta vormistas nagu viisakalt selle ära, nii et 3- talle ja ma arvan, et
läks küll persse see ralli, aga mis teha, vähemalt ma arvan, saab sirge seljaga ikkagi seal meeskonna telgi all ringi käia, et kiirus on olemas, kui vaja on ja kõik klapib. No ta ise vist võttis selle ralli kokku, et no võrreldes Monte ja Horvaatiaga vähemalt ise tunneb, et on natuke kiirust ja hakkab selle masinale rottu rasvama, aga noh. Ja aga tegelikult on õigus, et selles mõttes ütleme see nädalavahetus keris, et tal oleks olnud vaja veel mingit rallit selle ette sõita või selle autoga, et see nagu kogu aeg nagu läks grammi võrra paremaks, aga siin oleks, ütleme, 300 kilomeetrit veel vaja sõita, et siis nagu saaks talle jagada hinde, ma ei tea, 4 vist. Jah. Ja siis võtame Neuvilli, eks ole, oli üks katse, kus ta käis 2 korda teelt väljas, siis ta raotas parematele pool minutit. Ja peale seda, eks ole, hakkas hoidma, et tal ei olnud reaalne esimest 3 püüda sõidule ja noh, selge oli ka, et ega Tanant mitte keegi kinni ei püüa. Nagu ta ise ütles, ise maailmameister Tetsivad oli tema vist lõpulause, mis mulle lõpulause tahati meeldivad, et millega sa tahad, et sind rallil mälestatakse. Jaa, aga ma arvan, et isegi see viga, mis sisse tuli ja pärast seda võib-olla selline olukorra kontrollimine, aga seda kõik arvestades on ta väärt kindlasti hinnet 5 väikse miinusega, sest tegelikult enne rallit poleks arvanud, et ta üldse hakkab ja suudab liidriga võidu sõita ja rallit juhtida ja nii pikalt ja tegelikult nagu lõpuni välja põhimõtteliselt, et see oli nagu kõva üllatus ja ülistabiilne sõit. Nüüd kui me vaatame, et ta kaotas ralli lõpus kokkuvõttes 39,8 sekundit, siis oma väljasõiduga ta kaotas seal kuskil suht sama tuuri, pea 40 sekundit. Et ja ma unustasin selle asja öelda, et ralli 3, punktikatse 4 ja pühapäeva arvestuse 5, et sealt tulid kokku 18 punkti, mida on tegelikult ikkagi väga tipp-top. Väga tipp-top ja ma räägin, et ei osanud oodata seda isegi tegelikult, et ta sellist sõitu teeb, et pigem olekski arvanud, nagu ka eile sai mainida, et ta tulebki seal puhta sõiduga 4. koha peale. Nii et ta ületas ootuseid, väike viga tuli küll sisse, aga nagu ta ütles, isegi maailmameistrid teevad vigasi ja tõesti siin tehti vigasi see nädalavahetus väga palju, nii et 5 miinus on, ma arvan, igati õiglane hinne talle, eriti hooaja sellises faasis sõita sellise tempoga on müts maha. Ja üks mees, kes vist ei teinudki ühtegi viga ja tegelikult läbi nädalavahetus vist oligi Ott Tänak, olgem ausad. Et kuskil põllu peale käinud, kuigi et see ole vahepeal ikkagi see maades küll masinana mingites oludes ja ikkagi pingutas ilmselgelt ja et see siin pühapäeval ajas ka hullu, et seda esikohta saada. Et see vist oli ikkagi Hyundai, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis Apite Puul andis ülesande tänaseks, et seda asja siin ei juhtu, et Ogier võtab 30 punkti, et ühte asja ei tohi juhtuda, et Toyota võtab 30 punkti, et Ogier ei tohi 30 punkti võtta, see oli nagu vist ainus peamine asi, mis meestele kaasa anti, et nagu kui ta sai sest Ogier Office teada, et see Tänaku esimene sõna oli ka, et ma reisin ka päris mitmes kohas väljas, et tegelikult, et oli umbes see, et üks mees tuleb lõpuni, teine ei tule, oli justkui see võitlus mõnes mõttes. Ja tegelikult selle eest, et ta põhimõtteliselt kordagi ühtegi nii-öelda offi ei teinud, vähemalt sellist selgelt väljasõitu ja viga, siis ainuke mees, kes saab 5 ja ma arvan, et õiglase 5, et küll punktide mõttes Evans kiirem, või rohkem punkte, aga ja täna selline võib-olla pigem tagasihoidlik päev Oti poolt, aga sellegi poolest, et kokkuvõttes peab ütlema, et kõige kiirem ja kõige stabiilsem mees nädalavahetuse jooksul. Ja Hyundai'le ka, ma eeldan, peame siin selles mõttes 5 vist ära laduma, et kuidagi kõik need asjad, mis see meeskond tegi, meeskondliku saates oli ikkagi üsna loogiline, et kas või see, et mingil hetkel ikkagi Tänatul natuke ohje tõmmati koomale, et ära nüüd mine liiga hulluks ja et võtame rahulikult ja vaatame seda suurt pilti, et suurt pilti sellest plaanis vaadati hästi, et see Hyundai hoiab Toyota ees ikkagi viisakat edumad ja pluss, et sõitjate tiitel on nüüd nende, et igati positiivne. Ja lõpuks, et ole, mis siit lõppkokkuvõttes esimene koht, see 3. koht, edasu rohkem ei olegi nagu rallit ju vaja, et see oligi see, mille järgi tuldi. Ja 5 minu poolt ka ja võib-olla eelkõige täpselt sellepärast, mida Apite Puul tegi, ütles
soovitas, mida sõitjatele, et kuidas mingites olukorras käituda, nüüd ma räägin sellest nii-öelda Ott Tänaku kommentaarist, mida ta talle andis. Et kui meeskonnajuht suudab ikkagi ohjata oma sõiteid ja mingitel hetkedel, isegi kui asi pole kriitiline veel, et võib-olla tuua korra maa peale tagasi, sest tõesti, seal autos emotsioonid ilmselgelt käivad üle pea ja tõenäoliselt võib-olla ei tee kohati kõige selgemaid ja ratsionaalsemaid otsuseid meeskonnamängu vaadates, siis see ongi meeskonnajuhi töö, et tuua, või mitte tuua maa peale tagasi, aga lihtsalt võib-olla tuletada meelde igaks juhuks. Et selles mõttes müts maha Abite Puuli ees ja kogu nädalavahetusel oli see nagu väga konkreetne ja kuidagi kontrollitud mäng minu meelest. Jaa. Et see oli nagu ilus vaadata. Ma ei tea, kas see ralli kahest ma tahad üldse midagi rääkida. Ma just, kuidas see nüüd juhtus nii, et ma ei jõua nüüd kõike vaadata, põhimõtteliselt järjestuses ma olen jõudnud 15. roani, et esi 15, no kõik on täpselt sama nagu laupäeval, mitte ühtegi meest ei kaotanud, ühtegi kohta ei tõusnud, ei langenud, kõik täpselt sama. No päris ootamatu, arvestades kui palju siin ralli ühes juhtus, siis ralli kahest Ralli 2 on lugu lihtne, me rääkisime eile selle ära ja midagi ei muutunud, et see vahe ainult, et Gräzini ja Solbergi vahe võrreldes eilise õhtuga oli, et kui eile oli see vahe seal 31 sekundit, siis täna pärast viimast katset on see seis 16,5 sekundit, ehk Solberg tuli põhimõtteliselt poole jagu lähemale. Ilmselgelt Oliver Solberg kiiruselt kõige kiirem mees. Ma arvan üldse ralli 2 meeste arvestuses üle maailma siin. Ja ega muud ei olegi. Ma arvan, et rohkem siin lisada ei ole, et kõik muu on selline nagu oli eile. Ei, selles mõttes ma ühte asja ütlen, need lõpuintekad on neil alati hästi pullid, kui need nagu tippsõitjad, siis Tänakud ja asjad, need räägivad ikka nagu mingi MM-sarjast ja mingist spordist. Mis need pooled, enamalt need rallikatšvennad, kes seal olid, need Maarešid ja Poolatad olid kõik, et oi, ma ikka igatsen oma naist ja oi, mulle jätsi lapse ikka, naitsed lapsed koju ja see, mis see Kaetanovitš, oi issand, ma nüüd saan ainult ühe õhtu kodus olla ja siis pean jälle edasi minema. Selline natuke kodukootud värk, et oi, et ma siin need naiste nii arva näinud ikka väga igatsen, et nagu siin üks mees, kes professionaalselt ei tule kohale saatesse. Panid ära või? Ei pand, mul see alles tuli jooksnud, aga selles mõttes hästi pull värk oli, Philip Maares ka kiidame, et esimest korda siis ERC ratasarjas poodiumil, et Eladu 33 aastaselt jõudis oma aja ära oodata. Jah, tema oligi siis see, kes ütles, et 2 last on kodus ja tahaks minna koju. Jah, ei, seal oli kõik minust kõik need Poolatad, kes tuli käed, mõtlen hoopus omamoodi punt, et selline natuke kodud kootum. Philipit ma tean ka tegelikult juba päris mitu aastat, ma arvan 2015 me esimest korda koos ERC sarjas mingeid asju tegime ja tegelikult on ta ka selline ülipika vindiga tegelane olnud, et nagu kogu aeg on sõitnud ja midagi teinud, aga kunagi midagi välja pole tulnud. ERC sarjas on küll siin tulemusi sõitnud, aga see on ka kõik tegelikult MM-sarjas, ma ei tea, ega see debüüt vist ei ole nüüd, aga teine sõit MM-sarjas, aga kindlasti esimene poodium. Ta ikkagi ju sõitis WRC 2 arvestuses ka, enne. WRC 2 teine mees. Ja WRC-st kunagi sõitis Rootsi rallit ja siis oli see oli aastaid tagasi ammu. Igal juhul hea meel tema üle ka ja teine mees, kes poodiumi sai Miko Mačuk, poolakas, kelle jaoks on ka esimene poodium WRC 2. Ja see nimi käib selle sealt ERC-s päris palju läbi, et kus ta on ikkagi hooti päris tubli olnud. Ees põnev, vähemalt natuke uusi nimesid, et raskel ajal asi seegi. Kuule, tervikuna Kesk-Euroopa ralli, vana hea lõpuküsimus, et tervikuna Kesk-Euroopa ralli aasta 2024, mis sa paned hindele kodusele nädalavahetusele. Et oli igavamaid hetki, oli põnevamaid hetki, aga vist muidu suures plaanis minust oli väga hea ralli. Mina pääksin 5- ära, et tervikuna sellele eventile kui sellisele. Jah, tegelikult peab ikkagi lõpuks rahule jääma, sest kõike nagu oli. Et asfaldiralli puhul on see probleem, et ta kipub igavaks minema. Kui me võtame Hispaania puhta asfaldi, siis on see maru igav vaadata, aga jube lõbus sõita. Aga ma arvan, et igal juhul see
kontseptsioon ise on juba suhteliselt põnev, et 3 riigi vahel sõidetakse, ja olud, muutlikud olud, riikide vahel ka erinevad olud, mingid, nagu tänagi Neville ütles, et nagu katsed on täitsa erinevad, et ei saa kuidagi tänase seadistusega pihta. Et see pakub põnevust küll ja ma olen nõus, et väärib küll head hinnet. Jaa, et täitsa, mulle see kontseptsioon meeldib, et ma ütlen ka, et ma arvan, et see Eesti-Läti tulevik võiks tihti kunagi ühine ralli olla, et me siin väikestes riikides, aga üks näis. Ja mis meil on siis? Meil ikkagi üle kuu aja on ootamist nüüd, et 21. november on alles Jaapani ralli, et oma jagu minna, et 21 kiiruskatset andmist. No ja, Jaapan saab igal juhul olema äge, et siin pole kahtluski ja saab äge olema esimesest kilometrist peale, nagu ka siin oli, et ma arvan, et kogu see võitlus läheb täpselt samamoodi edasi Jaapanisse, aga lihtsalt lisandub ka Katsuta ja nelikus saab Kuusik, sest ka Roomper on tagasi. Kas see vaata, ma nüüd võib-olla mäletan valesti, kas Katsuta ütles midagi sellist, et ta nüüd esimest korda läheb päriselt vajutama tervesse ralli. Ta lubas, et ta läheb esimest korda. Ma sain aru, et ta läheb päriselt esimest korda üldse oma elus nüüd nagu selgelt rallivõidu peale. Et ta pole varem seda kunagi teinud otseselt, ega seda välja öelda, aga nüüd läheb selgelt vajutama. Nii et kui täna meil ikkagi siin oli 4 meest võidu peale sõitmas ja väga sekundist, siis Jaapanis võiks see potentsiaalselt olla 6, mis on ikkagi eriti kõva. Ja muidugi me ei tea, mida teeb Formeau, on ju. Formeau võib ka kõva olla. Sorry jälle mu keelekasutus. Ma ei saa. Aga tegelikult me ei tea ju, et ta täna näitas väga head kiirust. Kui see nüüd ikkagi kandub Jaapanisse üle, siis mõtlen, meil võib olla 7 mees, kes sõidab seal väga tihedas konkurentsis. Jaa, et tänatul siis seda Jaapani ralli võitu ei ole, et mis ta 2021 tuli uuesti, 2022 alles kalendris uuesti, et 1 aasta võitis Neville, 2 aasta Evans, et sinna võiks uue nimega tänatul juurde saada ja Neville siis eelmine aasta lõpuni ei tulda, aga eks näis, kas sel aastal tuleb, et nii ta oli. Vot, enam meil rohkem ei olegi vist, täitsa meeleolukas nädalavahetus oli, et ma ütlen, et natuke oli seda võib-olla Horvaatia ralli vibe oli sellel Kesk-Euroopa rallil, et sellist vahelduvaid teid, natuke raskeid olulisi, natuke rikki, et tipp-top. Ja ei oleks arvanud, et ilma mõttes just, et sellised muutlikud olud tulevad, aga näed, igate pidi muutlik, et isegi kui vihma ei saja, on omamoodi keeruline siin sõita neil. Mis oli? Jah, just see tänane päev oli natuke meenutas seda, et tegelikult teeolud olid kuivad, midagi ei olnud, aga juba avatatsel esimese läbimisel tähendab öeldi, et näed, tee oli päris libe. Kuule, kuidas sulle need antikat-postid meeldisid? See oli ka ikka hooti teemaks, et seal olid vaata need hästi tavalised sellised plastikjunnid vist. Need vist lendasid eest ära ja Neville vist üldse süüdistas, et see pealtvaatajad on vist osad ära viinud ja et neid oli ikka oma jagu, aga kuidagi natuke mina ei tea. Ei teinud igal pool, ei teinud oma tööd ära, jah, igal pool ei teinud, aga peab ikkagi ütlema, et see asetus seal oli suhteliselt hea nagu korraldaja poolt. Ma mõtlen, et kui Eestis sõidad ja neid antikatte pannakse, siis tihtipeale pannakse need suhteliselt keset teed. Et sa ei saa sõita nagu silma järgi loogilist joont enam. Aga seal kõik olid tee ääres asfaldi pealt maas ja et vahet ei ole, et neid oli palju, selle ralli jaoks oli seda vaja. Ja tegelikult see tegi ka, ma arvan, selle ralli võrdsemaks, et sellistel rallidel peavad need olema igal juhul, et aga võib-olla mingisugune veidi parem ja loogilisem lahendus, et nad niisama ära ei kaoks igalt poolt. Okei, kuule, aga siis me tundi täisi tuleks, siis teeme sellise kiire lõppu, et eks 6 aja pärast taas. Mis me siis ilusad soovime, et Jaanile siis veel kord õnne sinna, mees, kes sünnipäevi ei tähista, õnnitleme tänatut rallivõidu puhul, et erinevad põhjust tähistamiseks küllaga. Nii, Roland Poom, ütle siis kuulajatele sa midagi ilusat, siis ütlen mina nägemist ja siis me paneme rõlli ja sellega tõmbame Delfis hetkel ralli nädalavahetusega kokku. Ja, ei ole enam tegelikult ikkagi kaua oodata, et viimase rallini 4 nädalat ja näeme, kuuleme siis
juba varsti, nii et oli tore teiega see nädalavahetus jälle olla. Jah, äkki isegi Gunnar Lehest tuleb puhtuselt tagasi vaata võib-olla. Samas ta on ülemus, ta võib jääda, et see tal on ikka see õnne, et võib-olla jääb pariks kuuks, mine sa tea. Aga okei, läheb mölaks, teie olid sel nädalal Reijo Raljurand ja Roland Poom ja Delfi rallisaade 6. käik on tagasi 6 aja pärast. Nägemist! Nägemist! 6. käik.